Tere, siin Tauno. Selles videos näitan ma teile, kuidas dubleerida ühte tegelast Scratchis, kuidas luua teksti pildile ja viimase asjana näitan lihtsamat liikumist. Alustame sellest, kuidas dubleerida ühte tegelast. Dubleerimine tähendab siis seda, et teeme ühest tegelasest 2 tükki. Näiteks tahame, et meil oleks 200 pääsukest. Selleks klikin pääsukesele parema hiire nupuga ja vajutan paljunda. Ja nüüd meil ongi 2 pääsukest. Need pääsukesi saame liigutada siin. Samamoodi ka seda kassi. Järgmise asjana vaatame, kuidas luua teksti. Teksti loomiseks tuleb meil samamoodi luua uus tegelane. Ehk vajutame nupule uue spraidi joonistamine. Ja siin on meil selline nupp nagu tekst. Klikime tekstile ja nüüd valime, kuhu me seda teksti tahame. Tekst tuleks kirjutada jälle võimalikult keskele. Klikime, valime sobiva värvi, must värv ja kirjutan pääsukesed. On näha, et mul need äätähed ja imelikud. Selleks vahetan teise kirjastiili, näiteks Donegal. See on ilus pääsukesed. Ja kirjas kõrvale klikkides näeme, et see tekst ilmus ka siia ekraanile. Nüüd meil on olemas mitu erinevat tegelast, mille juures on ka see kiri pääsukesed. Paneme selle pääsukesed siia nurka. Järgmise asjana vaatame, kuidas teha lihtsamat liikumist. Selleks paneme lendama selle pääsukese. Klikime pääsukese peale, keda me lendama tahame panna. Võtan näiteks selle. Ja järgmise asjana valime ülevad skriptid. Kui meil praegu oli kostüümid, siis valime nüüd skriptid. Skriptide alt valime sündmused. Sündmused on need pruunikas oranžid siin. Sündmuste all saab valida, kui midagi tehakse. Näiteks valimegi, kui vajutatakse klahvi tühik, teeme siis nii, et pääsukene lendab edasi. Selleks valime liikumine ja paneme selle esimese tüki siia liigu 10 pikslit. Need tükid näete haakuvad ja panemegi neid järjest. See tähendab seda, et kui vajutatakse tühik, liigub pääsuke 10 pikslit. Vaatame, proovime tühikut vajutada. Ja näeme, et pääsuke lendabki vastu seina. Võtan sabas kinni pääsukese ja tõmban tagasi. Selleks, et pääsukene saaks ka pöörata, selleks valime jälle kord sündmused, kui vajutatakse mõnda pööramise klahvi. Valime selle sama tüki, kus on, kui vajutatakse klahvi ja valime siin näiteks paremale nool. Teeme nii, et kui vajutatakse paremale noolt, siis pääsuke pöörab paremale. Võtame siis liikumise ja vaatame, siin on pööra 15 kraadi. Ühendame selle parema noolega. No proovime. Tõesti pääsuke liigub paremale. Teeme sama ka vasakule pööramiseks, kui vajutatakse klahvi. Ja valime siit vasak nool. Siis pääsukene võiks ju pöörata teisele poole, vasakule ja jätame 15 kraadi. Proovime. Ja tõesti tühikuga liigub edasi ja pääsuk saab juba lennata ringi.